tere tulemast podcasti Avastades uut maailma. Tänases saates räägime me sellest, kuidas oma teadlikkust ja energiat suunata, et õppida sügavamalt ja elada laiendatud teadvuses ja mis see laiendatud teadvus üldse tähendab. Meie oleme rahvusvahelise teadvuse võimaluste arendamise keskuse 6. taseme õpilased Kai-Sandra Auger ja Eda Lehesmets. Tere ka minu poolt. Ja eks esimene küsimus ongi see, et miks üldse selline teema ja miks peab rääkima energeetilisest teadvusest ja mis see üldse on? Kui me räägime vaimsest arengust, siis inimesed sellele vaimsele arengule, nii nagu me eelmine kord rääkisime, reageerivad mitmed erinevat moodi, aga nad tegelikult ei saa aru, mis see vaimne areng on, et tihtipeale seda seostatakse religiooniga. Aga minnes tagasi vanadesse aegadesse, siis vanadel aegadel ei kasutatud sellist sõna nagu energia, energeetika, et on selline uuema aja sõnakasutus. Ja siis vanem aeg kasutas sellist sõna energia asemel nagu vaim. Ehk vaim ongi energia, energeetika, meil on väga palju erinevaid vaimusid. See tähendab, et meil on väga palju erineva sagedusega energiaid. Ja energia omakorda on siis see vibratsioon, mida me kosmoses saame. Kindlasti inimesed tänapäevaks on juba kuulnud sellist asja nagu eeterenergia, mida juba ammustel aegadel kasutati, mis vahepeal meilt ära võeti ja nüüd hakkab vaikselt tagasi tulema. Ehk samal me võime siis öelda ka, et see eeterenergia on miskit moodi vaim. Aga miks inimene peab energeetiliselt arenema, ehk siis vaimselt arenema, ongi see, et kui kosmose kogu ülesanne või kosmose eesmärk, looja eesmärk on areng, siis areng on energeetiline kasv. See on laienemine, see on teadvuse laienemine, see on kõige selle kogemine, mis on juba täiuslik paradiisis, aga kõige selle kogemine siis superuniversumites ja universumites. Ja selleks, et saada täiuslikuks, selleks on vaja areneda ja inimesed kui olendid on siis loodud selliselt, et nad on algselt loomast, arenevad loojaks. Selleks, et saada loojaks, selleks on vaja tõsta oma vibratsioone, saada tohutult palju kosmose teadmisi ja see ongi energeetiline areng ehk siis vaimne areng. Aga võib jääda ikkagi natukene segaseks see, et mille poolest see erineb võib-olla sellisest tavateadvusest või lihtsalt mõtlemisest. Näiteks ma ju võin lugeda ka raamatut või kuulan podcasti või et õpin midagi uut, et mille poolest erineb see vaimne areng sellest, mida ma siis nii-öelda igapäevaelus ju ka õpin ja kogen, et mille poolest see erineb? Inimesed kogevad erinevaid asju, õpivad erinevaid asju ja see tegelikult on ka areng. Mis on meie planeedi probleem on see, et kuna me elame langenud planeedil, siis meie planeet on energeetiliselt ära lõigatud kõrgematest sagedustest. Ja mitte ühelgi inimesel, kes spetsiaalselt ei tegele energeetilise ehk vaimse arenguga, kellel ei ole kindlat konkreetset õpetajat, kes on seotud kõrgemate plaanidega, ehk siis kes on seotud kosmose energiaga, siis meil puudub lihtsalt ligipääs. Et see, et me õpime siin koosinusi, tangenseid, juurat, see kõik on selline meie planeedi vaimne eripära, maine eripära, mitte vaimne, maine eripära, et see kõik puudutab meie materiaalset elu, aga see materiaalne elu on, nagu me juba eelmine kord rääkisime saates, üliväikene osa kogu sellest, mis meie tegelik selline surematus siis ette näeb. Et seda juriidilist haridust, matemaatilist haridust, kõike seda meil võib-olla tulevikus nagu null vaja läheb. Kui me räägime veel sellest vaimsest või energeetilisest teadvusest,
mis seda võib-olla iseloomustab, et inimest, kes seda õpib, et mis moel tema siis näiteks erineb või kuidas ta areneb teistmoodi siis, kui inimene näiteks keskendub ainult siia maisetele teadmistele, õpibki, ta on väga võib-olla mitu magistrikraadi ja veel täiendab ennast ka võib-olla näiteks õpib joogat ja õpib näiteks konstellatsiooni ja siis veel täiendab ennast kuskil pereteraapiates, et justkui ka ju tundub, et inimene tegelikult arendab ennast nagu mitmekülgselt ja teadvus justkui võib ju laieneda. Ja ma ei eita seda, aga see kõik on kogemus ja kõik see kogemus, mida me saame erinevatel eluetappidel, see on vajalik, aga see ei tõsta meie vibratsioone. Et kui me räägime energeetilisest arengust, siis üks osa, kõrgem osa peabki olema sellest vibratsioonide tõstmine ja vibratsioonide tõstmine on seotud väga kindlate praktikatega, väga kindla mõtteviisiga ja seotud, nagu ma juba eelnevalt mainisin, sul peab olema õpetaja, kes sind juhib sellel teel, sest et need loomse päritoluga olendid, nagu me siin inimesed oleme, kes me tegelikult oma olemuselt oleme loojad, siis me täna pole veel oma loomsest seisust välja kasvanud just tänu sellele, et meil puudub see energeetiline areng, meil puudub see teadvuse laienemine. Ma korraks segan veel, et kui me vaatame näiteks tänapäeval, et inimesed siiamaani sõdivad, tapavad üksteist, et millisest arengust me saame nagu rääkida. Siin võib-olla tahad natukene siis rääkida laiemalt sellest, kuidas meie aju toimib, et kui me räägime ka vaimsest arengust või energeetilisest arengust, et see käib läbi meie füüsilise keha, läbi meie aju, läbi meie selle teadvuse laienemise, et kuidas meie aju toimib või kuidas on see meie aju funktsioonid seotud selle vaimse arenguga, energeetilise arenguga? Aju on siis see tore aparaat, mis tegelikult juhib meie maist elu. Aga meie vaimset elu juhib tegelikult hing ja teadvus. Ja teadvus on üks väga suur osa, millele me peame tähelepanu pöörama, kui me räägime teadvuse laiendamisest, siis see, miks pärast inimene täna veel sõdib, miks pärast inimene joob Coca-Colat näiteks, see räägibki sellest, et tal on väga kitsas teadvus. Ta ei tea, mida see nagu tähendab, ta ei oska laiemalt näha, tal on väga kitsas, primitiivne mõtlemine, see ongi väike teadvus. No aju on sellega seotud, et tal on sellised programmid, et tal on osaliselt on siis vanemate poolt kaasa antud programmid, väga palju programme korjatakse üles ühiskonnast, väga palju programme korjatakse üles täna sotsiaalmeediast ja kuna me elame täna väga degradeerunud ühiskonnas, siis inimestel ei olegi kuskilt neid kõige kõrgemaid programme võtta ja kuna need programmid on täna sellised, nagu nad on, siis tänu nendele programmidele ei saa ka teadvus areneda, ei saa teadvus laieneda. Et nagu ma ennem ütlesin, sul võib olla 3 kõrgharidust, aga kui sa endiselt tarbid alkoholi, suitsetad, kas või need elementaarsed asjad, mis meile tunduvad nagu nii igapäevased lõõgastumismeetodid, aga see, et sa hävitad sellega oma füüsilist keha, laienenud teadvusega inimene ei tee. Siin pole nagu küsimus selles, kui mitu diplomit sul on, vaid see, kuidas su teadvus on arenenud. Kuidas üldse see laienenud teadvus, et kuidas seda saab laiendada, et sa rääkisid praktikatest, et kas me saame natukene rääkida ka sellest? Et mida siis nagu teha, et see teadvus laieneks? See on üsna keeruline. Meil täna on tohutult palju erinevat informatsiooni. Lihtsalt ongi tohutult palju. Ja tänapäeval on kättesaadavad, kuna meil tuleb kosmosest kõrgemaid vibratsioone, tänapäeval on palju rohkem kättesaadavad ka vaimset informatsiooni, kui me võrreldes siin 30-40 aastat tagasi. Seoses sellega on meil tekkinud väga palju selliseid inimesi,
kes on teadjad, kes teavadki vaimsest arengust rohkem, aga meil on ka väga palju selliseid inimesi, kelle ekstrasensoorsed võimed on avanenud, aga kelle energeetiline ehk vibratsiooniline tase ei lähe kõrgemale madalast astraalist ja sealt tuleb väga palju sellist illusoorset informatsiooni. Ja esimene asi, mis peab nagu tegema, et üldse hakata oma vibratsioone tõstma, ongi see, et me peame üle vaatama oma toitumise, me peame puhastama oma keha, et üldse need kõrged vibratsioonid saaksid tulla meie kehasse, sest et kõik meie rakud on seotud valgusega. Kui vaadata mikroskoobi all rakku, siis iga elusa terve raku ümber on valgus. Ja surnud rakud on siis need, mis ei kiirga. Kui nüüd inimesel on väga palju toksiine tema organismis, siis tal on ka väga palju surnud rakke ja need rakud ei kiirga. Ja inimese keha ei saa läbi lasta kõrgeid vibratsioone. Et esimene asi tuleb üle vaadata see, kuidas inimene elab, ehk siis tema elustiil. Siis tuleb kindlasti üles otsida selline õpetaja, kes oskab vastata kõikidele sinu küsimustele. Ja ma rõhutan sõna kõikidele sinu küsimustele, sest et õpetaja, kes valdab kosmose informatsiooni, tema võtab kõik vastused mitte paberi pealt, mitte raamatutest, vaid puhtast allikast, ta kannaldab need vastused. Ja tal ei ole mitte ühtegi küsimust, millele ta ei oskaks vastata. Selliseid inimesi täna väga palju ei ole ja see on suur õnn, kui sa leiad omale sellise õpetaja, kes siis tõesti aitab sind energeetiliselt kasvada. Aga selleks, et üldse astuda vaimsele teele, need on erinevad etapid ja need inimesed, kellele avaneb see uudishimu, nii nagu me eelmine kord rääkisime, see uudishimu geen, et mis üldse toimub ja see, et nad käivad läbi need erinevad arenguetapid erinevate õpetajate juures, see on väga okei. Aga sellest peab mingil hetkel välja kasvama. Peab otsima seda kõige kõrgemat tõde. Jah, ma arvan, et siin Eestis on tegelikult üksjagu neid inimesi üleüldiselt, et kui me vaatame ükskõik mis valdkonnas, siis eestlased hästi kiiresti võtavad omaks kõik uued valdkonnad, igasugused uued praktikad, asjad ja ma arvan, et meil ka ongi siin mingil hetkel väga paljudel inimestel, nagu meil ka tegelikult nii sinul kui mul, et on tekkinud üleküllus mingil hetkel või et sa käid läbi ühe praktika, ühe koolituse, ühe kursuse ja teise kursuse ja loed seda raamatut ja kolmandat raamatut, aga õhku jäävad ikkagi mingid küsimused või mingid probleemid jäävad ikkagi lahendamata või sa käid ikkagi neid samu mustreid läbi ja sa justkui eladki mingisuguses natuke nagu illusioonis või mingisugune kardin jääb justkui nagu avamata, et see informatsioon jääb poolikuks, et see on vähemalt see, mida mina ise väga tihti tundsin, et justkui nagu käivad need kaks jupikest omavahel kokku, aga mingisugune selline loogiline aspekt on sealt puudu ja täna ongi see, et läbi meie oma keskuse me oleme leidnud vähemalt selle õpetaja, kes on andnud tõesti reaalselt kõikidele küsimustele vastused. Mul on ainult olnud väga palju igasuguseid huvitavaid asju, alustades tõesti sellest, kuidas kogu see kosmos on üles seotud ja kuidas meie reaalsus siin reaalseks saab ja kuidas reaalselt kõik asjad, kuidas nad toimivad ja et olen nagu ja nii palju on veel küsimusi ja nii palju on veel uudishimu, eks ole, et kõike saab seda teada, aga et ongi, et kui on veel inimesi, kes tunnevad, et tegelikult justkui sellest maisest informatsioonist ja mingil määraga siis ütleme sellisest võime nimetada spirituaalsest informatsioonist on nagu üleküllus ja tahaks midagi, mis on päriselt lahendaks ja annaks sellist, mis päriselt tegelikult avardaks su mõistmist ja arusaamist, eks ole, et siis see koht on olemas ka Eesti jaoks, eks ole. Ja ma võtaksingi selle ühe ilusa lausega kokku, et kui inimene tahab teadlikult oma teadvust laiendada ja tahab saada kõige kõrgemaid teadmisi, siis täna see on Eestis täiesti kättesaadav ja see on meil tõlgitud ka kõik eesti keelde, nii et kogu koolitusprogrammi me tõlgime täna eesti keelde. Aga oma kogemusest ma võin veel nii palju öelda, et see oli ka kuskil 90ndate lõpus, kui hakkas olema võimalik juba kätte saada erinevat huvitavat informatsiooni. Et enne seda
ma olin lugenud mingeid katkeid luuleviilma, siis ei olnud isegi veel raamat, siis olid mingid trükitud A4 lehed ja siis neid ma lugesin, see pani mind mõtlema ja siis veel mingid huvitavad raamatud, ma isegi ei mäleta nende pealkirju, need olid sellised esimesed, mis siis hakkasid tulema 90ndate lõpus. Ja sealt tuli hoopis teistsugust informatsiooni, mida meile koolis õpetati, mida ühiskonnas oli kättesaadav ja see mind tohutult paelus. Et no, see oligi see, et ma hakkasin otsima üha rohkem ja rohkem neid allikaid, kus saaks nendele küsimustele vastuseid, mis mind siis tõesti nagu huvitasid. Ja kui tuli juba YouTube'i kanalid ja siis seal hakkas tulema igasuguseid huvitavaid videosid meie planeedi ajaloost ja inimese ajaloost ja religiooni ajaloost ja ma kaevasin üles tõesti erinevates keeltes, inglise keeles ja vene keeles erinevaid videosid ja mul oli nii palju erinevaid pusletükke ja nii palju erinevaid küsimusi aga keegi ei osanud vastata. Ja siis ma otsisin samamoodi Eestis erinevaid õpetajaid, vaatasin, kuulasin nende loenguid, käisin nende koolitustel, kuulasin videosid, podcast'e, aga see kuskil, sellel nagu mingi lagi ees ja seal sellest laest enam üle ei saanud, aga need küsimused, mis mul nagu olid kasvõi planeedi ajaloo kohta, et need jäid nagu vastamata. Ja siis, kui ma leidsin Ukraina Teaduste Akadeemia just nimelt selle osakonna, siis vau, juba esimese 2 loenguga jooksis mul pool puslet kokku ja ma sain aru, et aga tõepoolest nii ongi, et tegelikult on kõikidele küsimustele vastused. Ja nüüd, kui me sinuga koos oleme siin juba õppinud 5,5 aastat, me teame, et teadmistel ei ole üldse piiri, üldse mitte. Ja sellel planeedilt, kui me tahame lahkuda sellelt planeedilt järgmistele maadele, eluasememaadesse, siis see kübeke, mida me siin teada saame, et see on väga piiratud üleüldse, mis toimub nagu kosmoses. Aga me ei saa sellelt planeedilt välja enne, kui me üldse ei tea, kuhu me siirdume või mis ootab meid pärast elu, seda maist elu. Ja siin võib-olla tuues jällegi paralleel selle meie nagu materiaalse maailmaga või füüsilise maailmaga, et ka see teadvuse laiendamine, et tasub kas või mõelda seda, millised olid meie arvutid 40 aastat tagasi, kui palju mahutas see sul oli vaja tervet suurt tuba selleks, et mahutada mingisugust ühte väikest megabaiti informatsiooni, eks ole. Täna võib seal nõela otsa suuruses olla mitu terabaiti, et see on ka üks viis, eks ole, võib-olla kas või vaadata seda, et kuidas nii-öelda informatsiooni kogus ja selline tehnoloogiline areng tegelikult natukene võib-olla ilmestab seda, et see teadvuse laiendamine, et kui palju sa oled võimeline vastu võtma seda informatsiooni, kui palju sa oled võimeline sellega oma elus seostama, tegema mingisuguseid muudatusi ja see samane programmide teema, et kui sa võtad täna, ütleme, et 20 aastat tagasi eksisteeriva arvuti, paned ta käima, siis ta tegelikult, ütleme ka, et tema teadvus justkui ei ole laienenud, ta ei ole võimeline ühilduma täna meie internetiga, sest see on lihtsalt kõrgemal sagedusel, eks ole, või kas või näiteks miski, mis võib-olla iseloomustab seda vastuvõtet veel, mida me ei näe, on kas või näiteks internetikiirus, eks ole. Et kui sul on see vana telefon, siis see vana telefon täna, kui sa paned ta tööle, eks ole, ta ei võta seda 5G vastu. Sul on vaja seal teatud seadistusi. Ta jääb sellele tasemele, kus on aeglane, kus on mingisugune 2G kunagi, eks ole, ta jääb sellisele tasemele, isegi seda ei eksisteeri, eks ole, ta ei olegi võimalik kuskilt internetiga ühendust saada. Sul on vaja väga uut seadet selleks, et võtta vastu uut informatsiooni 5G ja me, ütleme, et ka meie tehnoloogiline pool liigub edasi selles mõttes, et see on meie nagu teadvuse ja ajuga on tegelikult täpselt samamoodi, eks ole, et me liigume evolutsioonis kogu aeg edasi. No, seoses nende ühildumistega mul on väga hea näide. Ma ostsin paar nädalat tagasi uue arvuti ja meil on mingi 10 aastat vana printer. Need lihtsalt ei ühildu oma vahel. Nüüd tuleb uus printer osta. Et see ongi see, et need lihtsalt ei haaku oma vahel ja samamoodi on meil teadvusega ka,
me peame väga valima esiteks, millist informatsiooni me endale sisse üldse võtame, sest et tihtipeale me vaatame igasugust ette juhtuvat rämpsu internetist, me vaatame filme, mis ei laienda meie teadvust, vaid toovad alla meile parasiitprogramme, me vaatame TikToki, mis on täis parasiitprogramme ja see jääb meile kõik alles, et kõik see, mida me vaatame, mida me kuulame, mida me loeme, see kõik jääb alles ja tihtipeale inimesed teevad oma ajust prügikasti just tänu nendele parasiitprogrammidele, parasiitinfole, et ongi infot on nagu tohutult palju, aga teadmisi on vähe. Et kui keskenduda sellele, et on vaja nagu rohkem kõrgemaid teadmisi ja vähem parasiitprogramme, siis seda õiget infot on üsna vähe. Võib-olla siin tekkiski selline seos ka, mis vahe on sellel informatsioonil ja mis on teadmistel vahe. Teadmised on läbi aja samad, nad ei muutu, aga informatsioon võib seal muutuda. Et võib ehk niimoodi öelda, et teadmised on justkui sellised universaalsed läbi aja, näiteks kas või kosmosete kohta teadmised, eks ole, et need ei muutu, kui siis see, et see informatsioon on täna üks ja homme teine ja on väga võib-olla selline, ka võib-olla, eks ole, üsna selline ongi, et tal võib olla selline kahjustav mõju samamoodi, eks ole. Ja, kosmiline teadvus loodi aegade alguses. Kosmiline teadvus oli, on ja jääb. See on ajas muutumatu, sellepärast, et kui looja lõi kõik need universumid ja superuniversumid, siis ta pani kogu informatsiooni, kõik teadmised, kõik pani siia sisse. Nüüd inimesed valivad sellest, mida nemad ise tahavad kasutada. Aga nagu ma juba korra mainisin ja meil on juba teist korda jookseb see läbi meie podcastide, et meie planeet on väga degradeerunud, ta on täna väga madalas seisus oma energeetikas, vaatamata sellele, et päikeselt tulevad kõrged sagedused, siis inimesed eiravad kõrgemaid teadmisi ja kasutavad neid parasiitinformatsiooni. Mis on siit järgmine samm, kui inimene tahaks oma teadvust tõsta? Teadvust laiendada. Jõuame tagasi selle juurde, eks ole, et selleks üldse, et oleks võimalik vastu võtta rohkemat informatsiooni. Võib-olla see nüanss on see, et peab olema mingisugune huvi, eks ole, peab olema uudishimu, vastuvõttu, vaimu. Me jõuame jälle selle eelmise teema juurde, sul peab olema see geen, et sul peab olema see allikas, see uudishimu allikas, et sa üldse hakkad huvi tundma. Et sul peab olema see vastuvõtuprogramm, et kui sul on see programm olemas, siis sealt saab juba üles ehitada seal kõik need muud asjad, eks, mida oma kehaga teha, mida õppida, kuhu pöörduda, mida endas arendada. Et kui seda programmi, algset programmi, arenguprogrammi ei ole, siis ei ole mitte midagi teha. Et võib-olla me oma järgmises podcastis räägime nendest lähenevatest aegadest, mis on nüüd tulemas. Ja inimesed hakkavad ise nägema, kuidas need asjad nagu toimivad maailmas. Ja ma siia lõpetuseks küsiks ka sinu käest, et mis teadvuse laiendamine tegelikult sul igapäevaelus tähendab või sul praktilises elus, et kui sa nüüd teada, sa oled teadlikult arendanud, et sa oled võtnud neid kosmilisi teadmisi, et sa tead, et sa ei korja lihtsalt mingit suvalist informatsiooni ja prahti, vaid et su teadvus on laienenud, laienemas kogu aeg, eks ole, et seal ei ole lõppu, et mis on sellised igapäevased asjad. Kuidas sa näed, et mis su elus on muutunud? Kõige olulisem on see, et mida laiem on meie teadvus, seda õigemaid valikuid me teeme igapäevaelus. Ja see valiku õigus, kui me teeme õige valiku, see annab mulle elus parema tulemuse tervises, materiaalses plaanis, suhetes, õpingutes, nende inimestega, kellega ma lävin. See annab mulle kõrgema teadlikkuse suhtuda kõigesse positiivselt, hoida oma sisemist tasakaalu, mitte minna kaasa selle maailma hullusega ja säilitada harmoonia siis ka, kui kõik ümberringi on nagu väga kehvasti. Et võib öelda, et see teadvuse laiendamine on, kui
elu meisterlikkuse õppimine, eks Täpselt. ole, et sa oled igas olukorras, sa oskad näha tagajärgi, enne kui sa teed mingisuguse vea, sa oskad ennast kontrollida enne, kui sa reageerid, et sa oskad, ütleme, et ongi selline täiskontroll oma elu üle, kus sa oskad näha nii tulevikku, õppida minevikust ja samal ajal näha ka selles mõttes mitte ainult seda materiaalset maailma, vaid lugeda ka informatsiooni siis kõrgemast teadvusest, et teha paremaid valikuid ja näha neid samme ette, mida sa võib-olla oma piiratud mõistuse ja aruga tegelikult ei olegi võimeline nägema, aga et selleks on vaja seda kõrgendatud teadvust. Jah, me jätsime täna kõrvale üldse sellise teema nagu ekstrasensoorika, aga see on nii lai teema, et me seda täna üldse ei puutu. Lihtsalt laiendatud teadvus on see, mis annab inimesele täisväärtusliku, kvaliteetse ja tervikliku elu. Et see on see, nagu inimene peaks elama, kõrge kultuur, kõrge moraal, eetika, esteetika, kõik on kõrgel tasemel. Et see on see, kuidas elavad laienenud teadvusega inimesed. Ja nad kiirgavad enda ümber seda sama, ehk siis nende elustiil vastab kõrgetele standarditele. Aitäh, ma arvan, et sellega me tänase osa lõpetame ja nagu siis lubatud, järgmine kord räägime sellest, mis siin augustis ja septembris meid ees ootamas on. Aitäh kuulamast! Aitäh teile!